appi. Issand jumal, ma peame ringvaate intervjuule minema. Reiko helistas just ja tulin hommikul kodunt välja, loomulikult ma ei pannud meiki peale. No ma ei saa aru, mis toimub nagu noh. Anu, sa pead ära õppima 5 minuti meigi. Tule istuma, näitan sulle. Aita mind, please. Kats kallis, kas tõesti on olemas 5 minuti meik ja kas ma saan sellega ise ka hakkama? Saad kindlasti. Pane taimer käima, vaatame, kaua meil tegelikult läheb. Okei. Silmad kinni ja et see meik püsiks terve päeva. Ma panen sulle alla setting spray, seda võib panna ka meigi peale. Vaatame nüüd, kui kiiresti õnnestub meil sulle see meik. No mis need on need olulised komponendid, mis mul peaks kindlasti olema? No see mingisugune spray, mis sa lasid mulle nüüd peale? Jumestuskreem, sellepärast arvesta, et kui sa ikkagi lähed televisiooni või on sul mõni pildistamine, siis ilma jumestuskreemita ei pääse sa kohe mitte. No puudrist ei piisa siis või? Puuder oleneb puudrist. Kui sul on näiteks kanepoise saipuuder, siis piisab. Aga kui sul on nüüd selline tavaline toode, siis ei, sellest ei piisa. Okei, nii. Mata otsa ülesse. Peale jumestuskreemi kandmist ma võtan peitepulga ja peidan ära varjud silmade alt. Peitepulka võid kasutada ka juba nagu modelleerimisvahendit, ehk siis kasutada teda jumestuskreemi peale, nahale, loomaks illusiooni, veidikene värskemast ilmest ja toomaks need saarnad välja. Võid panna lõua alla, varju peale, võid panna vagudesse, suunurgavagudesse, huuleääred. Isegi nina võid sellega veidikene enam välja tuua. Päris ära ei hajuta, vaid tupsutavate liigutustega pressid naha sisse toote. Vaata veidi ülesse. Sest muidu tast ei ole mingit kasu. Niimoodi. Veidi ülesse pilguga. Just. Oluline on ka see, kui sul on head vahendid, head pintslid, kiired käed. Kuid kui oled harjunud tegema näppudega, siis võid julgelt kasutada ka näppe. Lihtsalt tähtis on see, et sa pärast ei määri neid oma ilusa valge särgi sisse. Sellepärast on hea kasutada ka pintsleid. Nii, oluliselt parem on juba see tulemus. Nüüd puuder, sest ilma puudrita ei ole võimalik, et see meik sul tõesti päeva läbi püsib. Kasuta tolmpuudrit, koputa veidikene puuder siia pintsli sisse, pane kinni paneks. Miks ta nii valge on? Tegelikult ta on läbipaistev ja need on sellised läbipaistvad puudrid. Kui ma kasutan teda ka silma alla, siis ma vaatavad selles, et kui tal oleks nüüd värvipigment sees, siis see silmaalune tõmbuks tumedamaks ja ära unusta, et osad tooted oksudeeruvad nahal ja muutuvad vastupidi tumedamaks, kui sa neid kannad. Okei. Kas on mingi asi, mille ma võin tegemata jätta, näiteks silmade juures võib-olla see mingisugused värvid või silmalaineri, et... Kindlasti ma kohe näitan nüüd, kuna meil taimer käib, siis ma tahangi näidata nüüd. Alustan. Kulm. Kulm on ilus raam silmale. Ära unusta, väga lihtne, pintsel märjaks. Ja joonistan välja sulle kulmu kuju. Sellise loomulikuma. Aga järgin nüüd täiesti sinu enda kulmukaart. Et ei hakka siin mingit kunsti tegema? Ei. Ehk siis siit õppetund, et kulmud võiks enne olla ikkagi korda tehtud. Ses mõttes, et seda kindlasti, seda lihtsam on. Just. Korrastatud, pärast ainult fikseerid. Nii, mina kandsin kulmupuudri. Lasen tal natukene seista, kuna märjapintsliga kantud ja pigment tumedam. Ja kabin need ära ainult siis, kui nad on ära kuivanud. Nii. Kulm. Vaatan üle, vajadusel joonistan karva juurde ja fikseerin. Nüüd kinni. Võib-olla silmavärvimise peaks võib-olla ära unustama või? Ei, silmavärmine mitte mingil juhul ära unustada. Näed, nüüd ma näitan sellised hästi vahvad lauvärvliiatsid. Vaata korra. Lauvärvliiatsid, nad on veekindlad.
neid kandes ei ole sul vaja niisugust liigset rafineeritust edasi-tagasi. Võid näpuga hajutada, võid jätta sellise veidi tugevama kontuuri, silma sisenurk ja vastu ripsmerada läheb teine pool. Tundub, et see on selline hästi paks, on ju, et ma ei või, kui ma panen nagu õhukese või peenikese silmalaineeri, siis ma pean hästi seda joont jälgima. Aga seda võib nagu vaba käega lasta. Just, sellest ongi, ja kui sa tahad teda veel omakorda veidikene muuta seda kuju ehk hajutada, siis sa lihtsalt võtad pintsli ja hajutad täpselt samamoodi edasi-tagasi liigutustega selle lauvärvi peale juba. Vaata korrats. Nii, ja mulle tundub, et silm hakkab juba pähe saama. Ja ma rõhutan, see on tõeliselt 5 minuti meik, et siin ei ole mitte mingisugust rafineerimist. Võid üles. Sama võid teha ka alalauga. Tahad sa seda silma veidi värvi, vastandvärvi mõjutada natukene, et ta tuleks oma silmavärvi siile sõlma. Võid ka jätta tegemata selle, võid limaskestada ja heledama. Aga minu jaoks ta joonistab selle silma kuju natuke rohkem välja ja ka on hästi ilus naturaalne toon, ega siis ei saagi ära, et sa oled värvitud. Nii, järgmiseks põsepuna. Aga ripsmed? Ripsmed ka, need ma teen kõige lõpuks. Okay. Nii, põsepuna. Naerata. Põsepuna, väga oluline asi. Kui sul juba see jumestuskreem on, siis tõenäoliselt ta teeb sind veidikene ühtlasemaks, kui sa võib-olla isegi tahaksid olla, et ta katab ära kõik värvivarjudes ja tundub näost lame, kahemõõtmeline ja elavdan sind põsepunaga. Järgmiseks on meil kontuurimispuuder ehk kas me jõuame seda ka veel panna? Jõuame, sest sa joonistad siia 3, number 3 tavaliselt hopsti ja juba minu meelest loob ta sellise õrna särava jume, et jääb mulje, et sa oled ilusti puhanud. Ja viimane asi, mis siis on vaja teha, peale ripsmete, muidugi ripsmed jäävad kõige viimaseks. No, maailma kõige kiirem on selline huulepalsam läige, valid välja, võtame nuudi tooni. Sa võid alati, kui sul on rohkem aega, kasutada ka efektseid kuivad sellised moodsad matid tekstuurid, aga kui sul ei ole isegi peeglit, siis aplikaatoriga huuleläige, mis on matt. Tunde järgi võid panna, et see vaja samamoodi mingit liigset rafineeritust. Viimaseks ripsmeduš. Ripsmeduš kadun. Siin. Nii. Ja. Sellele võid sa nüüd raisata siis nagu rohkem aega. Ja võid värvida 2 õhukest kihti, sest siis ta efekt jääb parem. Mõned ütlevad, et alaripsmed ei ole vaja värvida. Mis sa arvad? Tead, mina igapäevaselt ka tegelikult ei värvi neid, sellepärast, et ta minu jaoks silma, kui on veel eriti väga pikad ripsmed, ta nagu vajutab selle silma alla. Et ehk kui see proportsioon silmal kõik tundub tõusvat ülesse, siis need alaripsmed võivad jääda nagu ämbliku jalad. Aga kas see pole ilus? Nukukese lukk? No kui sulle meeldib selline, siis küll, aga moes ei ole teda juba tükk aega olnud päris moes. Mitu aastat. Okei. Nii, nüüd mis sa võid teha veel elavdada väikse sama, mis oli tinnikorra. Paned lihtsalt näpuga seda kontuurimispuudrit. Kas see ei ole mingi päiksepuuder või? Just, ongi. Otse. Et annab väikesesse ära sulle. Issand jumal, aga mul on teles kõige hullem see, et kui ma närvi lähen ja see ei paista isegi välja, siis mul lähevad kõrvad punaseks või kael punaseks. Kindlasti sinu meik tegelikult algabki siit õlavöötmest. Kael ja kõrvad alati kas jumestuskreemi või puudri alla. Nii, ja ülejäänud, ma arvan, vaatavad nad sul koha peal üle. Vähemalt sa ei lähe sinna päris meikivate näoga. Aitäh sulle, Kats. Ja Reikop, siit ma tulen.